Me oleme täna koos Hannaga ühe väga-väga mõnusat päeva veetnud, palju toredat ja põnevat teada saanud ka ja me oleme jõudnud nüüd Alutaguse maale. Hanna, mis siin selle koha just nii eriliseks teeb? Ja, et tegelikult praegu me olemegi täpsemalt siis Kauksis, et minu selja taga on Kauksi rannahoone, oleme siin Kauksi ranna promenaadil, et see on meie selline suvitajate mekka, et kui siin ringi vaadata, siis laulvad liivad laiuvad ümberringi, aga Alutaguse maa üldiselt, et tegelikult see on selline huvitav, natuke müstiline paik, et see on Eesti kõige hõredamalt asustatud ala üldse, et tegelikult 1 ruutkilomeetri kohta elab meil 3 inimest ja 1 karu. Et meil on siin palju loodust ja tegelikult Alutagusel on ka ju Eesti noorim rahvuspark, Alutaguse rahvuspark, kus saab just selliseid väga erilisi loodusnähtusi kogeda ja näha kriivad, struugad, puunid, et mida mujal näha ei ole. Samamoodi ka liikide poolest, et näiteks siin lendoravad Iisakus, et kes on lendoravate fännid, siis tasub Iisakus valvel olla. Aga üldiselt ongi tegelikult, meil on hästi palju loodust. Me oleme praegu siin Peipsi põhjakaldal ja tegelikult Alutaguse maa ise on hästi suur ja lai. See on see koht, mida võib-olla laiem Eesti just rohkem teab, Kauksi, suvitamine Kauksis ja viimaste aastate jooksul tegelikult me oleme ka siia infrastruktuuri palju nii-öelda panustanud, et see ligipääsetavus, parkimisvõimalused, et see, et oleks hea, tore koht, kuhu suvitama tulla. Teil asub siin ju ka täiesti ainult täiskasvanutele mõeldud hotell. Vastab tõele, et Mäetaguse von Rosenspa, mis asubki siis tegelikult Mäetaguse mõisakompleksis, tõepoolest mõeldud siis täiskasvanutele, ülimalt mõnus koht just looduse keskel rahus olla ja võib-olla just nendele lapsevanematele, kes tahavad sellisest igapäevasest kisast-kärast välja saada, ideaalne koht, kus aeg maha võtta ja ümbruskonda nautida. Minu ümbruskonna nautimine tavaliselt on see, et ma ikkagi teen mõned nobedamad sammud ka, et mulle meeldib sporti teha, et mida sa soovitad mulle just siin kõige parem oleks ennast liigutada? Kui sa oled discgolfi fänn, siis Alutaguse maa ja tegelikult Ida-Virumaa üldiselt on discgolfi sportlastele ideaalne koht, et tegelikult meil on hästi palju siin radu ja paar ikkagi maailmatasemel rada nii Mäetagusel endal kui ka siis Pannjärvel, kus siis tänasel päeval ikkagi saab korraldada ka maailma tasemel võistluseid, et seal saab oma sellise sammud saab kindlasti täis tehtud ja loodust samal ajal nautida.